Väga õpetlik mäng, 2-1 võit. Võit on alati tore, ka treeningmängus on võita tore, aga täitsa erinevad poolajad. Jah, ja võib-olla ka veidi ootuspäraselt, et selge on see, et esimese poolaja meie algkoosseisu kvaliteet oli kindlasti just märksõna kogenum ja võib-olla selliseid nagu energiavarus ja ressursse osati hästi sättida, et olime ilusti nagu mängus sees ja mänguplaan töötas. Siis teisel poolajal see on selline nagu paratamatu, aga pika reisi järel, ma arvan, noortele mängijatele ka oli vaja leida seda piisavat mänguaega ja nii palju kui maksimumpingutus ja selline hea innukusega mängimine, mis meie peamised märksõnad alati neil on. Siis sealt, kui veidike jääb kogemust veel vajaka kuskil ja teravust ja kiirust ja jõudu, siis sellega hetkel oleme arvestanud. Esimesel poolel väga näljaselt alustasime, Seinäjogi tundus natukene nagu šokis olevat kõrge liiniga, väga kõrge liiniga mängisid, oli teadlik see? Jah, võib-olla eks ei tea, kui palju nad nagu meid nüüd analüüsisid, et kas lihtsalt tegid eelmisest aastast mõned järeldused ja eks nad ikka teavad, et kui me Eestis seal 3-4 hulgas pidevalt olime eelmine hooaeg ja nemad ka siin ülemise otsas, et ega see esimese otsa vahed nii suured ei olegi Soome võistkonnaga. Ja nemad siin mõned, ütleme nagu head kogenud, võib-olla ütleme siis ikka kallimad mängijad lepingud lõppenud ja kaotanud, siis võib-olla see julgus ei olnud enam nagu nii võimas kui eelmine hooaeg ja eks me olime paremini valmis ka juba sellel tasemel mängima, et hoida seda mängu nagu enda kontrolli all. Mis sa täna nägid, mis rõõmu tegi selle väravate võidu? No rõõmu tegi see, et ega meil ka nüüd ei olnud väga palju momente, aga me päris hästi nagu realiseerisime, et võib-olla natukene seal komisi üks moment jäi veel kripeldama esimesest poolest päris värava eest, et ei saanud palli sisse. Ja see, et just selline nagu ühtne tegevus ja ma ei saagi vähemalt nõuda selliselt kogenud koosseisult, kes esimene poolega alustas. Ilma sellist keskmist vanust nagu arvestamata, aga ikkagi selline ei saa öelda, et Robbie enam meil siin poisike on või noormees on, et ta on küll noor, aga juba selline mängib küpselt. Et väga rahul sellega ja tegelikult ka teine poolaeg selline hambad ristis kriginal ka selle nagu võidu ära hoidmine, et mis me võime öelda, et enne hooaega küll ei ole kõige tähtsam, aga mängu lõpus oli seda vaja väga teha ja mängu nautida võib-olla väga ei saanud see teise poole koosseis, aga kaitsetööga, millega vaeva näeme, sellega tuleb rahule jääda. Just nimelt mainisid kaitsetööd ka hooaja eelses intervjuus, et see on üks, millele keskendume, et löödud küll, hakkame nüüd kaitsma ka. Täna teisel poolel eriti seda kaitsetööd jälgisid ilmselt eriti terase silmaga, et mida poisid teevad? No kindlasti on selline võib-olla õigetel hetkedel sellised kaitsetegevuse ajastused, kus välja astuda, millal olla agressiivsem, millal pressingut teha, aga veel kord, et kui esimese koosseisu nimesi vaadata, siis neilt saamegi eeldada veidi paremat, ladusamat koostööd ja tunnetust, et millal liinid hästi toimivad, et Silver Alex on küll meil uus mängija, aga ta küllaltki hästi on juba nagu mängijatega kohanenud ja nagu tunneb minevikust hästi Karli keskvälja paaris. Denino tegelikult treenis meiega 3 kuud. Kui ma panen sellise teise poole koosseisu peale, et nendel ei saagi olla see nii ladus veel, et mängijad küll tunnevad üksteist, aga see koostöö, õige rütm, õiged kiirused, millal minna ja suhtlus, see käib kõik väga kiiresti, et seal meil veidi vajakajäämisi oli, aga me ei tee sellist nagu suuri negatiivseid järeldusi nüüd, et olime surval ja vastane palju mängis palle kasti, et see on selline elementaarne, tuleb eduseisus ka osata seda oma kasti lähist kaitsta, et suures plaanis saime sellega hästi hakkama. Silver Alex Keldrit mainisid teda üsnagi nii meie mängijana. Küsingi otse, et kuidas peatreener tahaks seda meest endale saada? No mina olen kindlasti enda poolt signaalid andnud ka teiste mängijate puhul, kes meiega siin treenivad ja minu kui treeneri jaoks on pilt küllaltki selge ja eks järgmise nädala alguses kindlasti saavad asjad siin kiiresti selgemaks, et ärme rutta nagu sündmustest ettepoole, aga minu silmis on kõik, kui temast räägime, asjad meie poolt hästi treenerite poole pealt. Ja lõpetuseks nüüd nädala pärast siis juba sõidame Lätti. RFS seal ootamas, kui sa nüüd Seinäjogit ja RFS-i võrdleksid. Ilma veel nagu analüüsi tegemata võib kohe lihtsalt öelda, et see on selline Läti mõistes tippklubi, et kui suur seal mängijate ja treenerite kaadri vahetus toimunud on, jääb praegu vastuse võlgu, aga sellega me järgmine nädal tegelema hakkame ja parimal võimalikul poel valmistume selleks mänguks ja eks siis nädala pärast näeme, kui hästi me selle töö ära tegime, eeltöö. Aitäh, Karla, ja hea töö! Aitäh, nägemist!